vaadake, kuidas nagu tossab. See on selline materjal, mis ei sula. Nagu kärsatatakse. Palun anna siis süsti. Reporter viib teid otse operatsiooni lauale, nii lähedale ühele lõikusele, kuhu ehk pääsevad vaid meditsiinitudengid. Me oleme operatsiooniblokis ja minu selja taga praegu käibki maavähendusoperatsioon. Ülekaalulisus on saanud Eestis ikka väga suureks probleemiks. Iga teine täiskasvanud on kas ülekaaluline või rasvunud. Näiteks 3 lapse ema Jana Põld kaalus 2 aastat tagasi veel 107 kilo. Meie elupärlid lapsed on need, kes siis tänu millele ma hakkasingi kaalust juurde võtma, siis oli sünnitusjärgne depressioon ja kaal kasvas, lihtsalt sõin ennast suureks. Ja Merlin kaalus 2 aastat tagasi 110 kilo. Ja täna kaalud? 80. Minu põhjus oli ka elustress. Kehakaal tuli väga kiiresti järjest juurde. Riidenumbri suurused kasvasid järjest. Kas hakkasid ka sööma rohkem? Pigem ei söönud rohkem, pigem vähem ja valesti, mis oli keha jaoks ka vale. Nii Jana kui Merlin on läbinud maavähendusoperatsiooni ja kaotanud 2 aastaga 30 kilo. Samasuguse unistusega pääseda ülekaalust, pääseda rasvumisest on kaalukirurgia keskusesse tulnud ka 33-aastane noormees, kes on valmis minema maavähendusoperatsioonile. Kes sind toetas, et sa siia tuleksid? Ega ma pigem suhtsuke privaatselt, et ma pigem ei jaga enda asju nii väga, et üks sõber teab, aga rohkem ei tea väga keegi. Ja sellepärast see noormees oma nägu ei näita, mitte keegi ei teata täna siin on. Just nii. Palju sa kaalud? 132 on hetkel. Et mis see normaalne kaal sinu jaoks oleks? No ma ei tea, 90-100 oleks juba täitsa okei, ma arvan. Ega ülekaalustel ei ole see, et nad nagu ainult õgiks, ei absoluutselt mitte. Ega tihti mõeldakse, et ülekaalused on võib-olla laisemad, ega tegelikult ei ole, eks nad ka üritavad ja loeg võidelda sellega. Eks lihtsalt vahest on alla minekuid ja vahest on üles minekuid, aga lihtsalt mingi hetk oledki seal mustas augus. Igatahes meie peategelane otsustas mustast august välja ronida, enne kui ülekaal ta tervise hävitab. Sa lähed nüüd kohe operatsioonile. Mis sul nagu seest toimub? Eks ikka eilne ja täna on niisugune ärev olnud, aga Nii et siis homsest uus elu? Loodame, et läheb kõik hästi. Homme on juba kõik uus. Aga vaata, igi jookseb sul, sa oled nii närvis. Natuke ikka, jah. Maavähendusoperatsioon tähendab seda, et teie magu lõigatakse väiksemaks, nii et juba mõne ampsuga saate kõhu täis, lihtsalt rohkem ei mahu makku. Ja nii te olete sunnitud sööma 10 kordi väiksemaid portse, kui olete harjunud, ja sealt see kaalulangus tulebki. Ja operatsioon käib niimoodi, et kõhtu lõhki ei lõigata, vaid doktor teeb 5 augukest kõhu peale sentimeetrised kriipsud ja sealt lähevad siis instrumendid kõhtu sisse. Ja 5 auku ja siis doktoril on 2 käega instrumendid ja abilisel siis ka 2 käega instrumendid. 4 käel käib see operatsioon. Seda tüüpi operatsioonidel kasutatakse laparoskoopilist ehk siis seda lukuaugu tehnikat. Võimaldab seda, et tõesti patsientide taastumine on uskumatult kiire, et siin lihtsalt ma näitena toon, et me eelmisel aastal alustasime ka päevakirurgiga. Patsient otseses mõttes saavad koju samal päeval, kui nad opereeritakse. Esimesed päevad, kui operatsioon oli tehtud, kuidas see möödus? Tegelikult päris hästi, et kui oli natukene ebamugavustunne, siis ma sain rohtusid, järgmine päev juba läksin koju, hakkasin toituma, tegelikult ütlen ausalt, juba teisel päeval juba jalutasin koeraga pikki jalutuskäike. 1. august läheb siis sisse kaamera lambiga, 1. august nagu läheb sisse, nagu praegu näete, on selline konks seal, kuna maks on maa peal, siis konksuga tõmmatakse maks niimoodi üles terve operatsiooni aja, niimoodi nagu näete, praegu maks konksuga üles tõmmatud. Ja et seal kõhus oleks parem opereerida ja ruumi oleks, siis kui näete, et kõht on natuke nagu punnis, see kõht lastakse gaasi täis ja nagu õhupall paisub ja peale operatsiooni lastakse siis kõht jälle tühjaks tagasi. Meie kehakaal sõltub peamiselt siis söömisest ja kui olete stressis, siis lohutuseks suudab üks inimene ära süüa uskumatuid koguseid. Ma võisin süüa 200-300 grammi šokolaadi ära, ma võisin sinna süüa burgereid ja kuni 3 energiajooki ära juua. Ja siis hakkas parem hetkeks? Hetkeks hakkas parem, aga pärast ei hakanud parem, et kui sa näed, et sa ikka iga päevaga lähed aina suuremaks ja suuremaks, see tekitab masendust ja siis jälle sööd. See on siis see magu, eks ju, see lõigatakse nüüd väiksemaks
aga kõigepealt, et sinna ligi saada, hakatakse sealt maa ümber seda rasva natukene lahti lõikama, et ta ei segaks ja selleks on siis vaadake, kuidas nagu tossab, nagu kärsatatakse, nagu lõikab ja samal ajal kärssab. Ultrahelikäärid on need. Aga kahjuks see rasva siit ei eemaldata, see rasv jääb sul kõik õhtu, selles pead ikka ise dieediga selle rasvast lahti saama. 600 kraadi on siis nende kääride otsatemperatuur. Ja miks ta peabki hästi kuum olema, ongi sellepärast, et rasv sulab hästi ja veresooned ei tohi ju lekkima hakata, veresooned lähevad selle kuumaga klõps kinni. Kui me räägime sellist õunatüüpi rasvumisest, eks me näeme sellist suurt nii-öelda õllekõhtu, siis tegelikult ei ole seal muidugi õlu, vaid just rasv, mis on selles rasvikusse kogunenud, ta täidab selle ära ja sellega siis tekitab selle kõhu ettevõlvuvuse. Jana püüdis iga aasta ennast kokku võtta ja pidada dieeti, aga kõik lõppes ikkagi sellega, et võttis hoopis rohkem juurde. Tegelikult ma pingutasin ja ma võtsingi alla mingi hetk, aga siis, kui sa võtad alla, sa hakkad ennast jälle premeerima ja see kaal kasvab. Et siin tuli midagi juba natukene drastilimist ette võtta. Kui nüüd on siis rasvasest üles leitud magu, ehk talle pääseb ligi, algabki siis põhiline osa, maolõikus. See on see magu ja nüüd tehaksegi magu väiksemaks, et põhimõtteliselt see on nagu overlock-masin, lõikab ja samal ajal õmbleb kinni. Et kõik perenaised või naised teavad seda. Et täpselt samamoodi lõikab, vaadake praegu käärid lõikavad ja samal ajal klammerdas trõn kinni, klõpsti. Ja nii ta ongi lõpuks see suur magu, mis on siis täis söödud joodud päeva jooksul, on umbes 2 liitrit, siis sellest jääb järgi siis tikutopsikene. Jana tunnistab, et ise ta dieeti pidada ei suutnud, aga peale seda, kui magu oli lõigatud väikseks, kõigest tikutopsi suuruseks muutus tema iseloom nagu raudkindlaks. Jah, ainult need kogused olid väiksed, et sellega tuli natuke harjuda. Kordagi ei olnud nii, et sulle öeldi, et sa võid nii palju, aga tahaks nagu rohkem või võtsidki rohkem ampse? Ei võtnud rohkem ampse, ei, et selles mõttes öeldi, mis muidugi silmad vaatavad, et kus ma saan seda, et ma ei söö kõhu täis, aga sa sööd seda kõhu täis selle ülipisikese kogusega, siis ta hakkad nagu vaikselt need kogused tõstma. Aga need kogused praegu ületa 200 grammi. Siuke 60 grammi esialgu esimesed 2 nädalat, siis läheb juba 100 grammi peale ja lõpuks on siuke 200. See on siis nagu viinapitsi täis toitu? Ma ei teagi niimoodi palju see 60 grammi on, aga ta vist natuke rohkem ikka. Viinapits on, ma ei tea, natuke rohkem ikka. 40 grammi? No jah, siis natuke peale. Natuke 1,5 viinapitsi, jah? Just.